Tere tulemast siis meie esimesse jalgsimatka vlogi. 400 kilomeetrit algab nüüd. Meie alguspunkt on siis Ähijärve. Ja eeldatavasti 21-22 päeva pärast jõuame siis Tartusse. Kui eelmises varustuse videos ütlesin, et minu kott kaalub 20 kilo, siis täna kaalub see hoopis 30 kilo. Ja ma arvan, see on põhitegur see, et kui me kaalusime, ja siis me panime vähem toitu. Toit oleks rohkem ikkagi. Ja mu fotovarustus kaalub kokku 10 kilo, et see on 1/3 siis mu raskusest. Ja minu kott on siis 15 kilo. Ja. Et mul on täitsa okei olla, aga mul on nagu 0 matkakoti kogemust, nagu raske koti kogemust, nii et saab põnev olema. Hakkame matkama. Meie praegune distants on 24 kilomeetrit. Ja, et peame ikkagi õhtuks lõkke kohta jõudma. Siit siis hakkame minema mööda seda matkateed. Võtame siis kepid. Let's go! Väga kaugel me jõudnud ei ole. Saime 1 kilomeetri 400 kõnnitud. Meie esimene silt. Ähijärve 1 kilomeeter, Peraküla 819. Mees kõnnimisest põhimõtteliselt pool 400 kilomeetrit arvutuste järgi. Esimesed 11 kilomeetrit kõnnitud. Me teeme siin poolel teel lõunapausi. Leidsime just veekogu. Me võtame siit endale söögivee keetmiseks vett. Me võiks seda niisama võtta, aga lihtsalt igaks juhuks, ja et ka teile näidata, me pumpame siis läbi selle filtri endale puhast vett ja pärast keedame seda ka. Meil on siin nüüd väike lõunapaus, et võtsime sealt enne vett ja nüüd kohe natukene paarkümmend meetrit edasi olid siuksed onnikesed siin, majakesed ja siis saime siia sööma tulla. Sellise tikka masalaga teeme siukse lihtsa vahepala. Jep, ja batoon. Lõhnab nii hästi. Kõhud said täis, 13 kilomeetrit on veel minna ja siis paneme oma telgid asjad püsti ja magama. Õhtusöök on ka. Tahaks juba magada. Jäänud on kõndida umbes 4 kilomeetrit. Tunni aja pärast loobib päike. Aga kuidas enesetunne on? Räägin sellest parem. Ma ei tea, ma ei tahaks öelda, et mul jalad valutavad, aga mega hellakesed on hästi tundlikud ja tahaks puhatada. Ja mina pean ka ütlema, et 30 kilos kotti tassida väsitab päris ära. Et esimene matkapäevaga tahaks juba kohal jõuda. Täpselt 8 tundi tagasi algas meie matk ja nüüd jõudsime Salumati lõkke kohta. Homme on õnneks lühem päev, 14 kilomeetrit. Ongi hea, sest üldse on soovituslik matka alustada pigem vaikselt. Siin on meil ehe näide. Et ma ei ole matkaja, minu jaoks oli see 15 kilo isegi raske ja mu jalad... Ma loodan, et ma saan homme kõndida. Aga davai, näeme juba homme. Hummogust. Hummog. Eile läks siis päris raskeks see lõpp, nagu näha oli. Ja seetõttu käitul hakkaid jalad megalt valutama. Hakkasin siis eile õhtul jalgadele ühte salvi määrima. Ja siis mutisin oma jalga, vaatasin, ikka ülivalus on nagu... Ma mõtlesin reaalselt, et see on mingi lihasvalu või nagu, et jalad lihtsalt tallad on lihtsalt patti saanud lihtsalt sellest raskest kotist ja nagu kõndimisest. Aga siis avastasin 6 suurt villi. Ma tegin katki need villid ja plasterdasin täiega ära, et mingi mustus sisse läks. Ja et jah, loodan, et saab kõndida täna. See esimene vlog on siis fokusseeritud just magamisele ja riietumisele, nii et me kavatsime nagu iga vlogi jaotada ühe teema peale ära ja siis räägime sellest veidi rohkem. Tänane öö minul oli väga soe, väga mõnus, panin silma kinni, jäin kohe magama. Mul oli külm arvatavasti sellepärast, et kuna see magamiskott on mõeldud, selle mugavustemperatuur on +6, siis õues oli täna öösel -1. Ja. Nii et veits jahe. Ja taevas läks selgeks ka, nii et öösel olid ilusad tähed taevas. Homme läheb ilm jälle väga halvaks, lubab 100% sadu, mingi 16 millimeetrit. On siis hommikusöögi aeg, Käitul sööb kaerahelbeid untega ja mina söön siis riisipudingut. Kuidas su
õuna puder maitseb. väga hea. Parem kui meie pudrud, nii et väga maitsev. Vaadake siia. Te küll lõhna ei tunne, aga ülihea vaarikalõhn, ülihea. Marjapuding on see. Hommikusöök söödud, kõhud mõnusalt täis. Alumati Tellingumäe 14 kilomeetrit, nii et asume teele. Päss või? Miks? Jalad on valusad. Jalad on valusad. Ja Võlg on valus. Täna oli lühike päev, aga sellele vaatamata peaks raske vist, on ju? No ma reaalselt imestan, et ma hakkama sain. Eile ma mõtlesin, et koju mineke. Kuna mul vill ei ole ja jalad ei valuta, siis 14 oli täna hea kerge. Kott on ikka raske, õlad valutavad. Aga ma ilmselt ei kujuta ette, kui sul nagu mega valu ja sa ei suuda kõndida. Ja sa pead kõndima, siis on nagu 1 kilomeeter ka palju. Aga igatahes jõudsime tänasesse sihtpunkti, Tellingumäe lõkkekoht. Lõpus oli korralik mäetõus ka veel. Kuna homme megalt sajab, siis me otsustasime, et me paneme telgi vaatetorni üles ja homme on lihtsam telki kokku panna. Ja me näitamegi, kui lihtne on meie magamistuba üles saada. Esimese asjana, aga muidugi peame veevarusid täiendama. Ja me oleme siin Mustjõe ääres, mis on äärmiselt ilus ja selline väga käänuline jõgi. Ta on hästi palju selliseid vana jõgesi. Veevarud täiustatud. Nii, alustame siis telgist. Telk on meil päris kerge, 1,5 kilo. Käib imelihtsalt kokku. Ma näitangi teile ära. Hästi huvitava struktuuriga. Panen siin selle kokku. Panen selle siit lõksudest või nendest aasadest lihtsalt läbi. Sellised metallist aasad. Nüüd on need keskmised vaja veel panna. Ja kui need on aasadest läbi pandud, siis on vaja panna sellised klambrid siit lihtsalt kinni. Ehk siis selle telgi kokku panemise teeb lihtsaks tõesti see, et sa ei pea telki hakkama või neid vaiasi hakkama mingitest avadest läbi ajama. Ja nüüd siis tuleb kate peale panna. Nüüd kui kate peal on, siis tuleks see kate korralikult vaiade ja nööridega ära kinnitada, sest et teadupärast kui vihma sajab, siis on oluline, et aluskiht, telgi aluskiht ja pealiskiht kokku ei kleepuks vihmaga. Siis kui need kleepuvad kokku, siis ikka hakkab vihma siit kilest tegelikult läbi tulema. Uus hommik, 3. päev. Kui te küsite, mis ilm on, siis praegu sajab lund. Ja öösel terve öö oli sadanud vihma. Selline lumeolukord on meil siin siis. Tundub, et oleme ikkagi vastavalt riietunud. Hea mõte oli pigem üle riietuda ja riietus kaasa võtta, kui pigem vähem võtta. Selle tänase paduka puhul püüdsime näha ikkagi ka positiivset külge. Siis siia öösel sai siia välja pandud meie potid-pannid, et vihmavett koguda. Nüüd, kui vesi on meil olemas, siis hommikusöök ja asumegi teele. Käitu sööb siin. Kuidas maitseb? Ime maitseb. Sada ka unine on ka 100 ka armad. 3. päev. Täna ootab ees meid 19 kilomeetrit. Täna meie kilometraaž peaks olema tegelikult 36 kilomeetrit, et lõkkeplatsist lõkkeplatsini. Aga mina leidsin vahepeal ühe talukese, Mäekolga talu, ja seal on mega vinged energiapüramiidid, kus me täna ööbida saame ja me saame sauna ka. Asjad pakitud, lörtsi sajab, asume teele. Meil on siin esimene lõunapaus täna. Ja täna on meil väga hea tempo olnud. 2 tundi oleme jutti kõndinud. Nüüd väike söögipaus, lihtsalt korra sirutame ja siis paneme edasi.
jõudsime nüüd siis mäekolgasse ja päris mõnus vaheldus on olla täiesti kuivas toas. Ja siis me mõtlesime ikka, et läheks nagu nii minimaalseks kui võimalik, et ma vähendaks oma 30 kilo ja Käitu vähendas ka oma koti raskust. No, mul ei olnud väga midagi vähendada, selle pigem kõik, mis läks sinult. Võib-olla 5 kilo võrra ma saingi koti kergemaks. Nüüd, kui kotid on kergemad, siis ma loodan, et on vahvam matkata. Jalgadel on olnud väga hea mul matkata. Mul täna viimased kilomeetrid olid päris valusad jälle. Me saame siin asju kuivatada ja akusi laadida. Et okei, küll alles 3. päev, aga päris selline ekstreemne ilm, siis ongi väga hea. Ja me saime sellest aru, et kui vihma sajab, siis sa väga ei taha peatuspausu teha. Et on külm. Ja hakkab külm kohe. Ja see oligi nii, et täna meil 100% sadas vihma. Väljas oli 2 kraadi. Lörtsiga. Ja tuul oli 23 meetrit sekundis, nii et igati siuke kõige niiskem ja külmem ilm üldse võimalikust. Siin on selline mõnus eestuba, väga romantiline ja armas. Siin on meil asjad lahti pakitud, asjad kuivavad, siin asjad kuivavad, siin kuivab telk, vabandust mäekolga, siin kuivab ka telk ja siin kuivavad ka mõningad asjad, mis on võib-olla natuke niisked lihtsalt. Ja siin on saun. Neljanda päeva hommik, 55 kilomeetrit on 3. päeva õhtuks matkatud. 1/6 on tehtud 3 päevaga. 345 on jäänud. Eile siis käisid minu vanemad ja Laurette. Ja tegime 2 päeva varem selle laadimispunkti, kui me planeerisime. Sest mulle toodi uued jalanõud, mingid täiesti suvalised tossud, mis on mul kõige mugavamad tossud. Ja ma loodan, et nendega on nüüd parem. Peaasi, et neil märjaks ei saaks. Ja siis Iss oli meile praekartulit teinud ise. Ja päris väga hea. Toodi õhtusööks siia praekartulit ja Coca-Colat ja siis veel hommikusööki ka natukene. Ja siis õhtul oli mõnus lebo. Saime oldud mullivannis ja saunas ja... Meie Hanvaagi saapad ka jõudsid, et need toodi ka siia meile, aga kuna mul on niigi juba need uute jalanõudega halvasti läinud, siis me otsustasime, et me ei võta kumbki nagu neid. Ja minu vanad, mitu aastat vanad matkasaapad on praegu nii mugavad. See Mäekolga talu on olnud siin päris mõnus puhkepeatus, et nagu näete selja taga sinine taevas, täna lubab ilusat ilma, homme ülehomme lubab jälle mega palju vihma. Need 2 päeva tuleb üle elada. Ja siis hakkab vaikselt suvi tulema. Ja siis mingi 6 päeva pärast lubab juba 24 kraadi. Nii et vaatame, et tundub päris soojaks minevat. Lähme nüüd matkama. Oleme jõudnud siia metsavahe teele. Ma ikka räägin, et äkki näeme karusi ja no ei tea, et millal see juhtub. Ja siis kõnnime suht paljult, räägime omavahel juttu, siis vaatame vasakule, mingi tume kogu. Mul ei ole prille peas on ju. Ja siis Käitu juba haarab telefoni järgi. Ma juba filmin ja siis samal ajal küsin, kes on? Ja siis tuli välja, et metssiga ja ülirahulikult, no me seisime, reaalselt oleks meid pidanud kuulma. Ülirahulikult suht lähedal. Ja siis mina samal ajal püüdsin võtta fotokat välja, siis mul oli fotokas kotti küljes, aga ma selleks pidin kotti maha võtma. Ja siis vaatan, teine metssiga oli veel eemal nagu võsa sees, et neid oli 2 tükki. Ja siis kõnnime 200 meetrit edasi. Ma ütlen veel nii palju, et ma mõtlen, et äkki peaks võtma ikka kaamera veel ja pärast näeme veel kedagi. Reaalselt nagu vähem kui 5 minutit läks mööda. Ja siis läks 100 seda siga veel üle. Ja siis läks... No... Suured, keskmised ja hästi palju müsikasi. Ja oli jah.
uus update. 5 minutit on mööda läinud. Ja veel palju sigasid. Ja nüüd ma jõudsin kaamera välja ka võtta, sain nagu, te näete. Ja siis... Tal olid beebid ka, sa said beebid ka? Ei. Aga ütleme, jälle oli mingi seakari, aga veits väiksem kui see, või nagu palju väiksem kui see eelmine. Ja kell on praegu 4 päeval. Et täitsa päevasel ajal võib ka väga palju loomi näha. Selleks, et Kätu-Needo saaks sellest lombist üle, astub ta siia. Ja ongi jõgi ületatud. Meil on uus jõgi ees, uus jõe ületus. Vaata, kuhu ma astun sealt. Nii kaugel kui saad. Astu sinna. Oleme jõudnud nüüd siia siis kõige lõunapoolsemasse otsa selle matkarajal. Lõunatipu on selle lõkkekoha nimi. Ja siit lähme siis tagasi Eesti suunas, et sinna poole jääb siis Läti piir. Ja me hakkame nüüd sinna poole edasi minema. Kuidas meid kuulda on, sõbrad? Ei kuulegi. Sõbrad. Kuulge, me oleme ka siin. Hallo. Tehke rada vabaks. Vabandust. Tehke meil rada vabaks. Vabandust. Nii, siin selja taga on metssead. Väiksed ka, nii et väga lähed. Nii, väga lähedale ei julge minna, sest et kui emis seal juures on, siis... Okei, nüüd hakkad liikuma. Tehke rada vabaks. Ja minge. Pisikesed ka, minge. Tati. Miks on ei lähe? Beebid läksid alele poole. Vaata nüüd ootama, sest titad ei saa aru. Ja tegelikult hoiame distantsi. Beebid läksid alele. Suured on siin. Beebid on seal. Nüüd suured ootavad, et beebid üle tuleks, näete. Emis ilmselt tuli, hüppas üle, kõik teised lähevad üle. Ma ei julge sealt mööda minna. Nüüd kõige targem on häält teha, laulda näiteks, sest nad ei kuulnud meid üldse. Selline sigadega kohtumine siin Läti piiri ääres. 4. seapaar siis. Jõudsime siis Metsavenna lõkkekoha juurde, aga nagu te näete, me ei ole siin lõkkekohal. Lõkkekoht on natuke seal eemal, kuna täna öösel ja homme päeval lubab jälle terve päev sadu, siis me mõtlesime, et tahaks telgi kuivana hoida ja nägime siin eemal sellist laululava. Kõrval on Metsavenna pood. Küsisime luba, et kas me võime siia tulla ja meil lubat siia tulla, aga jõudsime päris hilja siia. Arvasime, et tuleb mingi 18-kilomeetrine matk täna. Kujunes hoopis täpselt sama pikaks või umbes sama pikaks kui meie esimene päev ehk mingi 24 kilomeetrit. Metssead ka päris palju tõmbasid meil tempot maha. Aga olgu, lähme telki, tahaks kiirelt süüa ja siis magama ka, et vaatame, mis homne päev toob. Hommikust 5. päev. Sööme hommikusööki. Täna on siis selle vlogi viimane päev. Vihma natuke sajab, aga meie oleme täitsa kuivad, nii et hästi alanud hommik. Kuna selle vlogi eesmärk on keskenduda magamisele ja sellele telgi osale, siis mõtleme näidata ühte sellist mugavat abivahendit, mis teeb elu päris palju lihtsamaks. See on Lucy latern, et tal on siin ka selline väike salvestusruum, 2000 mAh, ehk ta on põhimõtteliselt nagu akupank, sa saad ka telefoni sellega laadida. Ja kuna ta ise on päikesega laetav, siis 14 tunniga kõrge päikeseintensiivsuse korral laeb ta selle 2000 mAh täis. Maksimaalselt kestab see lamp ise siis kuni 50 tundi. Ja nagu te näete, siis ta on niimoodi täis puhutav, et kui sa puhuta täis, siis ta lihtsalt lõpuks näitab rohkem valgust. Mina näitan siis magamiskotta.
ma näitan Hansu oma siis. Need on sünteetilisest materjalist magamiskotid. Alguses mõtlesime sule peale, sest sulg on soojem, aga ei talu niiskust. Ehk siis sügiseks, kevadeks, suveks on see idekam. Et talvel, kui on soojemat vaja, siis saab muretseda sulest magamiskotti. Kui sulg saab märjaks, siis ta ei hoia enam sooja, aga sünteetilise magamiskotiga seda muret ei ole. Käib lahti siit. Hästi mõnusad need pehmendused on siin ja saad nagu kubu just siin sees olla. Hansul on vist soe magada, on ju? Et meestel on see mugavustemperatuur +1, naistel +6. Enamus ajast on meil siin nullis olnud kraadid, nii et mul on veits, ma ei ütleks, et mul külm on, aga mul on veits nagu jahe. Mõnikord nagu märkan selle peale üles, et mul on jahe, aga mul on nagu päris palju kihte seljas, nii et saab ilusti magatud. Nii, madratsid. Ma panin Hansule praegu oma padja ka, mul on täispuhutav padi, mina ilma padjata ei saa, et see läheb ka hästi püsikeseks kokku. Siin on meie madratsid, 250 grammised madratsid. See sobib kuni -2 kraadiga magamiseks, et mega mõnus, reaalselt nagu ülimugav on selle peal magada, nagu voodis oleks. Ja, ehk nagu praegu on ta suht idekas, sest kui on meil 0 kraadi, siis me ei ole veel tundnud, et külm sellega otseselt sealt nagu külma läbi tuleks. Ja, algul oli see mure, et võib-olla ta teeb liiga kõva häält nagu, et on siuke suht kilene, aga meid ei häiri see, et mega mõnus on. Puhuma seda madratsit ei pea, et puhudes puhud see õhuniiskuse sisse ja siis pikapeales võib hallitama hakata, nii et selle jaoks on pumpamiseks kott, et hästi mugavalt. Räägime siis magamisriietusest ka, et oleme maganud, Käitu võib-olla vahel veidi paksemate riietega, mina olen ka maganud siis sooja pesuga ja tegemist on siis Merino villast sooja pesuga ja see, ütleme, mu pealissärk on päris huvitav nagu mingi võrksärk, ta ongi reaalne võrksärk ja selle võrgu eelis on see, et siia võrgu sisse tekivad nagu õhukotikesed või selline ruum sooja õhu jaoks ja siis tegelikult ta nagu seetõttu talletab kehasoojust paremini ja hoiab keha tänu sellel palju soojemalt. Püksid on ka ja sokid, näete, need on ka sokid siin, kõik on Merino villast ja miks Merino vill on hea näiteks erinevalt puuvillast on see, et Merino vill juhib kehast niiskust eemale ja ehk kui sa näiteks higistad, jääd seisma, oled higine, siis kui sul on puuvill seljas, siis võib tekkida see külma tunne päris lihtsalt, sest sul niiske keha on niiske, aga kui sul on Merino vill, siis ta juhib selle su keha niiskuse kehast eemale. Ja Merino villa pluss ongi see, et see on nagu tavalise siis nagu lambavillaga ka tegelikult, et kui see on märg, siis see hoiab sooja. Et mul on ka Merino villas kindad ja siin paar päeva tagasi, kui räigelt sadas, mul oli kätel nii külm, ma panin kindad kätte, nad olid läbimärjad või nagu niisked, suhteliselt niisked ja mu kätel hakkas, ma tundsin palju soojem. Ja puuvillaga siis just vastupidiselt ongi see, et kui puuvill saab märjaks, siis ta enam sooja ei hoia. 5. päev, täna tuleb lühike matk, 14 kilomeetrit. Kell on siin 1 ja me pole veel telgis kuskile liikunud. Meie pood tehti kell 12 lahti ja lähme ostame endale midagi head. Ja see on ühtlasi ka esimene pood meie matka jooksul, kus me käime, nii et ohutuse mõttes on meil ikkagi maskid ka kaasas, üks asi, mida me veel kotist tassime. Et nüüd lähme kaarti ka tassin. Jah, nüüd lähme poodi. Küsisime, kas laadida ka võib. Võib küll. Pakime siin juba vaikselt. Käitu siin pakib. Meie teele minek vist natuke lükkub. Päris tõsiselt sajab. Jõudsime nüüd Paganama lõkke kohta. 14 kilomeetri asemel kujunes see matk meil 16 kilomeetriseks ja see põhjus on tegelikult lihtne. Siin ei ole mingit valearvestust, see on pigem see, et filmides saab natukene edasi tagasi kõnnitud. Me pigem peame arvestust minu kella
kilometraaži järgi ja kuna kella ma vahepeal pausile ei pane, noh, ütleme pauside ajal või filmimiste ajal, siis see kujunebki see kilometraaž alati natuke suuremaks. See nii-öelda lühem matk oli küllaltki mitmekesine, lõpus viimased paar kilomeetrit oli päris künklikud, et see tõmbas meie tempo korralikult maha. Viimase paari kilomeetri peale tuli vist mingi 350 tõusumeetrit, mis on täitsa arvestatav, ma arvan. Homme lubab mega palju vihma, siis me mõtleme, kas me paneme siia püstkotta oma telgi või seal all on tegelikult jälle üks laululava, et paneme sinna. Jälle võimalus telk kuivaks jätta. Veel eilsetest seiklustest nii palju, et tegelikult me kohtusime ka esimeste lahtiste koertega. Kõndisime läbi hoovi, seal oli suur silt koer. Siis meil on igal pool, kus mingid koerad haaguvad meil. Ülivait, elutasakesi kõnnime, et keegi midagi ei kuuleks ja näeks. Siis kõndisime veits edasi ja ma juba nägin seal aia taga pikutas üks hundikutsu, ma nägin ainult ta Peput. Ja siis kõndisime edasi 2 meetrit ja siis hakkasid reegelt 2 suurt hundikoera haukuma ja meie poole jooksma. Ja täiega jooksid meie poole. Ja mina sel hetkel ei mõelnud midagi enam hüvast elu. Nad tulid suht lähedal, räigelt haukusid, aga nad jäid meil nagu selja taha. Aga nad tulid ikka nagu lähedal. Ma arvan, nad olid väga lähedal, jah. Mingi meeter poolteist. Hirmutama tulid. See on kitsas koht. Ju siis nad ongi nagu nii-öelda sõbralikud kaerad, kui nad on lahti jäetud, aga nagu hirmus ikka veits, kui nagu mingid haukuvad kaerad jooksevad selle täie hooga ligi. Jah, aga läks see hästi. Ja teine lahe kogemus veel täitsa õhtul oli see, et kella 10 aeg tegin siin pimedas süüa ja siis järsku kuulsin tuttavat häält. Sain aru, et kodukakk huikab. Tegelikult terve see õhtu, kui me juba magama läksime ka, Käitu ütles, et veel magama jäädes huikas ka. Aga siin kindlasti on pesitsev paar, sest et ma kuulsin emaslinnu kräunumist ka ja siis kindlasti olid ka pojad. Ma arvan, et need on poegade häälitused, ma seda nii täpselt ei tea. Nende saatel me uinusime siis. Jaa. Esimese 5 matkapäevaga oleme nüüd matkanud 95 kilomeetrit. Päris hea, 1/4 kohe tehtud, kohe tuleb 100. Aga nii palju siis meie esimesest vlogist. Täna on juba 6. päev, algab kohe-kohe järgmine vlog, kus me teeme siis rohkem juttu meie matkariietusest ja jagame erinevaid vahvaid matkanippe. Nii et visake kindlasti like ja subscribe'ige, kui te veel seda teinud ei ole, sest et järgmises vlogis jätkub meie seiklus, järgmised 100 kilomeetrit kohtume juba pea. Tšau!